Tere, minu nimi on Sergei, mina olen ajalooõpetaja. Tere tulemast minu kanalile. Ma alustaks selle video küsimusega. Mis te arvate, mis ühendab kõiki neid laua peal olevaid esemeid? Vastus on see, et nad kõik viitavad erinevatele tegelastele Vana-Kreeka või Vana-Rooma mütoloogiast. Ja antud videos ma esitan teile umbes 40 eset, mida ma kasutan ajalootundides ja mis kõik viitavad eelkõige antiikjumalatele. Ma kasutan neid oma tundides selleks, et näidata õpilastele, kuidas iseenesest natuke abstraktne antiikmütoloogia teema on tegelikult päris eluga seotud. Olete võib-olla märganud, et mitme organisatsiooni logol on näha kentauri. Nagu ka näiteks Heraklest, Rooma mütoloogias siis Herkules. Vana-Rooma taimedejumalanna oli Flora, Vana-Kreeka tervisejumalanna oli siis Hygeia, kelle sümbol on karikas ja madu. Vana-Kreekas ja Vana-Roomas oli ka muidugi päikesejumal, Vana-Kreekas Apollon, Vana-Roomas Apollo. Aga antiikmütoloogias oli päris mitu selliseid kuujumalannasid või ööjumalannasid. Üks nendest oli Selene, kelle auks nimetati nii keemilist elementi kui ka näiteks naisriietuse brändi. Peale Selenet oli kuujumalanna Roomas Luna, aga ka Diana, kellele Kreekas vastas Artemis. Ta oli peale kuujumalannad, ta oli ka jahijumalanna. Ja ööjumalannaks oli siis Niks. Tema nimetus paikneb siin ka ripsmetuši peal. Assotsiatsioon on selge. Must ripsmetuš, must öö. Nüüd siin võib küsida, kuidas on see paberraha üldse seotud Vana-Kreeka mütoloogiaga? Nüüd ühe legendi järgi, ühe müüdi järgi elas Kreetal üks prinsess, tema nimi oli Euroopa. Euroopasse armus ühel hetkel peajumal Zeus ja röövis teda. Euroopa kui mütoloogiline tegelane andis nimetust mitte ainult Euroopa kontinendile, vaid ka sellel kontinendil laialt kasutatavale valuutale. Peale Apollot oli Rooma päikesejumalaks Sol. Viide temale sisaldub selles nimetuses, selle päevituskreemi nimetuses. Nüüd Vana-Rooma ilu ja armastuse jumalannaks oli muidugi Veenus, kes on kujutatud siin selle siis maali peal. See on Diego Velázqueze barokkstiilis tehtud maal. Mul on muide eraldi video pealkirjaga Üks portree 16 kunstistiili, kus ma mainin muuhulgas ka barokki. Palun vaadake seda videot pärast selle video vaatamist. Hestia oli siis Vana-Kreekas kodurahujumalanna, kes vastas Vana-Rooma Vestale. Ja Rooma õiglusjumalannaks oli siis Justitia, keda Kreekas teati Temise nime all. Nüüd siin on päris mitu viidet sõjajumalale Aresele. Näiteks märtsikuu nimetus pärineb siis Marsilt. Mars oli Vana-Rooma sõjajumal, temale siis vastab see Kreeka Ares. Marsi profiili me näeme siin selle firma Stettleri logol ja Marsi, aga ka üldisemalt mehelikkuse sümbolit, oda ja kilpi näeme ka Volvo logol. Nüüd muidugi oli antiikmütoloogias ka naisjumalannad, kes olid seotud sõjaga, näiteks
Kreekas Ateena, Roomas Minerva. Vana-Kreeka kaubandusjumalaks oli Hermes, kellele vastas Rooma Mercurius, kes on kujutatud siin skulptuurina. Ja Hermese Mercuriuse sümboliks oli Caduceus, mis on kujutatud selle maksu- ja tolliameti siis infomaterjali peal. Nüüd Vana-Roomas jumal Saturn vastas Kreeka ajajumalale Kronos ja Vana-Rooma koidujumalannaks oli Aurora. Õnnejumalannaks oli aga Fortuna. Vana-Kreeka maajumalannaks oli Gaia. Siin me näeme jumalat Dionysost, Roomas Bakhust, veinijumalat. Üleval osal on siis muidugi Eros, Vana-Kreeka armastuse jumal, Afrodite ehk siis Veenuse poeg. Roomas Eros oli teatud Cupido või Amori nime all. Nüüd peaks täheldama seda, et igasugune kujutis hüpnoosist on väga hea viide Vana-Kreeka unejumalale hüpnosele. Ja mis puutub veel kuude nimetustesse, siis juuni pärineb Vana-Rooma, vähemalt ühe versiooni järgi pärineb Vana-Rooma jumalanna nimetusest Juno, kes oli Jupiteri naine. Talle vastab Vana-Kreeka mütoloogias Hera, kes oli siis Zeusi naine. Ja jaanuar, kuu nimetus jaanuar, johtub Vana-Rooma alguse ja lõppu jumala nimest Janusest. Vana-Kreekas oli ka Harmoonia jumalanna, kelle nimetus oligi Harmoonia. Sõna muuseum viitab kohe Vana-Kreeka humanitaarvaldkonnaga seotud jumalannadele, muusadele. Ja prantsusekeelne või siis prantsuse linn Nice, selle nimetus pärineb Vana-Kreeka võidujumalannast Nikest. Nüüd igasugune kaart, mille peal on trükitud ookeanite nimetused, on väga hea viide Vana-Kreeka veejumalale Okeanusele. Peale Okeanost oli võib-olla isegi tuntum jumal Poseidon. Poseidon on siis kujutatud näiteks selle rinnemärgi peal. Temale siis vastas Roomas jumal Neptunus. Eksootilisema välimusega jumal on muidugi Pan, ehk siis Faunus Roomas, tema oli looduse, metsade jumal. Ja viimane jumal antud laua peal, keda ma esitan teile, on siis Hephaistos. Hephaistos oli Vana-Kreekas sepade jumal ja Roomas teda teati Vulcanuse nime all. Sõbrad, aitäh kuulamast, aitäh vaatamast. Ma loodan, et see video oli huvitav ja informatiivne. Aitäh!